Tere ja tere tulemast tagasi Infoturbe kööginurka, kus jagan huvitavaid ja põnevaid infoturbe uudiseid möödunud nädalast sellises lihtsas ja arusaadavas keeles. Nagu ikka, uudiseid tuli väga seinast seina ning valiku tegemine nende uudiste hulgast oli üsna keerukas, aga usun, et tänased uudised on teile samamoodi huvitavad kuulata, kui mulle olid nad lugeda. Ja need teemad, millest täna siis juttu tuleb, on muuhulgas näiteks jätkuuudis möödunud nädala UK kaubanduskettide ründest, siis Vene sõjakooli kadeti ebaõnnestunud äritehingust. Räägin sellest, kuidas Euroopa Komisjon nahutas Eestit ja 18 teist Euroopa Liidu liikmesriiki ning mõned lisauudised veel siia otsa. Aga alustan sellisest põnevast teemast nagu Vatikani kübervabatahtlikest. Et ühes Infoturbe kööginurga YouTube'i shortsis rääkisin natukene sellest, kuidas Vatikan hoiab konklaavi saladust. Nüüd on siis ajakirjanduses natukene räägitud ka sellest või õigemini nendest inimestest, kes selle saladuse kaitsmisega lähemalt tegelevad. Nimelt eksisteerib juba 2022. aastast selline grupp nagu Vatikani kübervabatahtlikud. Kokku on seal grupis siis 90 turbespetsialisti üle maailma, kes siis tõrjuvadki Vatikani pihta suunatud erinevaid küberründeid. Ja selline huvitav fakt muide, et vaid pooled nendest vabatahtlikest on katoliiklased. Ülejäänud on aga lihtsalt spetsialistid, kes soovivad siia maailma head teha. Väga selline minule südamelähedane teema. Ise nad nimetavad ennast kui digitaalseks Šveitsi kaardiväeks. Šveitsi kaardivägi on siis maailma pisim kaitsevägi, mis koosneb kõigest 135 liikmest ja mis pakub siis Vatikanis sellist füüsilist turvalisust. Ja ründed, mida need kübervabatahtlikud siis tõrjuma peavad, on sellised tüüpilised küberründed nagu ikka, alates erinevatest paroolipüügirünnetest, mis on siis kardinalide pihta näiteks suunatud selleks, et saada ligi nende online-kontodele, kuni siis erinevate ummistusrünneteni välja. Ja grupi vabatahtlikud näiteks on isegi avastanud Vatikani müüride seest või müüride vahelt ja ka Vatikani linnast selliseid erinevaid pahatahtlikke wifi seadmeid, mis on siis mõeldud selleks, et meelitada pahaaimamatuid kasutajaid neisse ühenduma, neisse sisse logima, et oleks võimalik siis sel moel nende paroole varastada. Muuhulgas tegelevad need vabatahtlikud ka siis ise erinevate läbistusrünnete testidega ehk siis penetration testidega ja nad proovivad siis ise nendesse Vatikani süsteemidesse sisse murda, et sel moel testida nende süsteemide töökindlust ja turvalisust. Jällegi selline kurb fakt siinjuures on see, et Vatikani kübermeetmed või küberturbemeetmed ise on sellise ÜRO organisatsiooni nagu International Telecommunication Union hinnangul maailma madalaimate hulgas. Koos muuhulgas Afganistani, Maldiivide ja Jeemeniga. Ehk siis pole ime, et vabatahtlikud peavad ennast appi pakkuma. Grupi liider on üks mees Hollandist, kes ise ütles, et nad lõid selle grupi just eesmärgiga inspireerida Vatikani palkama endale püsiv infoturbejuht, kes võtaks siis kogu Vatikani sellise turbestrateegia koostamise ning üleüldise turbejuhtimise või turbekaitse koordineerimise oma õlule. Loodame, et selline inimene leitakse ja sellele ka rohkem tähelepanu edaspidi pööratakse. Nüüd jätkuuudis möödunud nädalasse. Marks & Spencer, üks nendest 3 suurest Inglismaa kaubandusketist, kes langesid siis küberrünnaku alla või küberründe ohvriks, andis nüüd siis börsile teada, et ründe käigus õnnestus pahalastel tegelikult näpata siiski ka kliendi andmeid. Muuhulgas näiteks nimed, sünniajad, aadressid, telefoninumbrid, ostuajalugu ning muu selline. Makse ja krediitkaardi andmeid õnneks väidetavalt varastada ei õnnestunud, samamoodi parooli andmeid, küll aga
kehtestas siis Marks & Spencer sellise kohustusliku paroolivahetuse kõigile oma klientidele ja kaubanduskett ise jätkuvalt vaagub ründe tagajärgede käes. Online müük pole muideks siiamaani taastunud. Teise infokilluna lekkis meediasse ka see, et Marks & Spencer kavatseb siis küsida kindlustuselt välja 100 miljonit naela kindlustusraha ja selle nii-öelda positiivse teate peale siis tõusis Marks & Spenceri aktsia 2,4%. Loodame, et saadakse kiirelt jalad uuesti alla ja rohkem äpardusi sellisel moel ei juhtu. Järgmise uudise tõepärasust ei ole õnnestunud läbi sellise kindlate meediaallikate küll täielikult kinnitada, aga edastan sellegi poolest. Vene armee uudiste kanalis Telegramis levis info, et väidetavalt arreteeris Venemaa julgeolekuteenistus FSB ühe sõjakooli kadeti, kes üritas siis müüa pahavara nimega SecretNet Studio, mis oli siis loodud spetsiifiliselt Venemaa riiklikesse võrkudesse tungimiseks. Ja väidetavalt võimaldas see tööriist mööda hiilida ka siis Kaitseministeeriumi turbemeetmetest ja turbesüsteemidest ning pääseda ligi sel moel siis salajasele informatsioonile. Kurioosne selle loo juures on, et kadett üritas siis müüa seda tarkvara sellises populaarses Venemaa kuulutuste portaalis nagu Avito ning küsis selle eest vaid 8000 rubla ehk siis $100. Venemaa võimudelt ja Venemaa ajakirjanduselt hetkel puudub ametlik kinnitus selle episoodi kohta, seega jään hetkel natukene skeptiliseks, kas see uudis on päris tõepärane või mitte. Aga kurioosne on ta sellegi poolest. Järgmiseks uudis Microsoftilt. Nimelt Microsoft Teams, selline koosoleku rakendus, mida paljud kindlasti teavad. Ja nüüd Teams plaanib lisada oma tarkvarasse ekraanitõmmiste tegemise kaitse, mis peaks siis takistama kasutajal teha Teamsi koosolekute ajal ekraanitõmmiseid. Nimeks saab see featuur Prevent Screen Capture ja töötakse siis põhimõtteliselt niimoodi, et sel hetkel, kui kasutaja proovib ekraanist teha ekraanitõmmist ehk siis nii-öelda screenshoti, läheb ekraan mustaks automaatselt. Ja välja plaanitakse rullida see featuur juba selle aasta juulis. Saab see olema osaks nii Windowsi kui Maci rakendustes, aga ka nii Androidi kui iOS-i mobiilirakendustes. Ja kui kasutaja näiteks liitub mingilt platvormilt, mis ei ole toetatud, siis pannakse selle inimese koosolek audio-only režiimi, ehk siis video pannakse kinni ja see inimene saabki osaleda ainult heli teel. Jah, loomulikult jääb kasutajal alles ka võimalus endiselt näiteks telefoniga teha sellest ekraanist pilti ja niimoodi andmeid lekitada. Aga minu hinnangul on samm siiski väga õiges suunas ja loodetavasti see featuur õnnestub neil ja see rullitakse kenasti välja. Järgneb uudis Hispaaniast. Nimelt Hispaania uurib jätkuvalt siis aprillikuise elektrikatkestuse tagamaid ning võimalikku seotust küberkuritegevusega. Ehk siis Hispaania algatas uurimuse, selgitamaks siis välja võimalikku pahatahtlikku tegutsemist ja ametnikud pole siiamaani tegelikult välja suutnud selgitada, et mis on see katkestuse juurpõhjus. Ning küberrünnet seetõttu ei olegi üldse lõplikult välistatud. Ja luubi alla siis võttis Hispaania elektri väiketootjad, eriti just roheenergia tootjad, et selgitada välja siis nende küberturbe võimekus ja nende kübervõimekus, samuti elementaarse küberhügieeni järgimine ning vastavus siis riiklikele turbenõuetele. Uurimisrühm ise on rahvusvaheline, selle juhid on Austriast ja Ungarist ning liikmed 10 erinevast Euroopa riigist. Eelmise teemaga seonduvalt ka jätkame. Nimelt sai Eesti ja veel 18 Euroopa Liidu liikmesriiki Euroopa Komisjonilt nahutada, kuna ei ole siiamaani suudetud siseriiklikult seadustada
niinimetatud NIS või NIS2 direktiivi ehk siis küberturvalisuse teist direktiivi. Ja need on siis sellised uued võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse normid. Nõue oli, et need seadustataks 17. oktoobriks 2024, aga kuna riigid pole seda siiamaani teinud, siis anti neile nüüd aega 2 kuud, et see protsess lõpuni viia. Vastasel juhul pöördub Euroopa Komisjon Euroopa Liidu kohtusse. Need 19 riiki on siis Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Läti, Luksemburg, Ungari, Holland, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia, Soome ja Rootsi. Direktiiviga nähakse ette, et iga liikmesriik võtab vastu siis sellise küberturvalisuse strateegia, mis hõlmab kogu tarneahela turvalisust, erinevate nõrkuste haldamist ning ka siis küberturvalisuse alase hariduse ja teadlikkuse tõstmise poliitikat. Ja samuti peavad siis kõik need liikmesriigid koostama oluliste teenuste operaatorite loetelu ja siis seda ka ajakohastama pidevalt ja korrapäraselt. Ja tagama ka seda, et kõik need organisatsioonid, kes selles nimekirjas on, siis täidavad selle direktiivi nõudeid. Kõlab küll bürokraatlikult, aga siiski minu arvates väga vajalik samm, et tagada just nimelt sellise kriitilise taristu turvalisus ja nende ettevõtete vastavus turbenõuetele. Miks seda siiamaani rakendatud ei ole? Jään vastuse võlgu, võime spekuleerida ja oletada. Ilmselt on üheks põhjuseks muuhulgas ka näiteks teema madal prioriteet seadusandja silmis. Nüüd väike infokild kõigile Nissan Leaf elektriauto omanikele. Mulle teadaolevalt peaks vähemalt üks olema ka selle kanali jälgijate hulgas, aga pead ei anna. Nimelt avastasid siis uurijad Ungari turbefirmast PC Automotive Nissan Leafi süsteemidest 8 erinevat turbehaavatavust. Ja muuhulgas võimaldavad need haavatavused siis või nende haavatavuste ärakasutamine näiteks täielikku kontrolli auto meelelahutussüsteemi, sidesüsteemide üle ning isegi auto kõige kriitilisema komponendi, auto kontrollsüsteemi ning aju üle. Põhimõtteliselt saab ründaja siis jälgida auto asukohta, auto liikumist, muuhulgas kuulata pealt autos toimuvaid vestlusi. Samuti saab siis kontrolli auto erinevate funktsioonide üle, näiteks kojameeste töö, uste avamine, sulgemine, raadio käimapanek, kinnipanek ja mis kõige kurioossem, ka keerata auto rooli sel ajal, kui auto liigub. Ehk siis muuta auto sisuliselt puldiautoks. Kõige selle läbiviimiseks kasutasid uurijad vaid klaviatuuri, mõningaid eBayst ostetud vidinaid ning oma halle ajurakke. Ja lõpetame positiivselt. Nimelt 10. infoturbe kööginurgas rääkisin pisut Hiina tootja Unitree robotkoerte tagauksest. Nüüd siis annab Hiina startup ettevõte teada, et tagauks on lõpuks kinni löödud. Hurraa, kõik robotkoerte omanikud võivad nüüd kergemalt hingata. Vist. Hiina ettevõte ise üritas küll probleemi pisendada, väites, et tegemist on vana ja tootmisest maas oleva mudeliga, kuid oli siiski sunnitud selle augu parandama ja oma viga tunnistama. Tunnelteenus, mis siis lubas kaugligipääsu koertele, pandi kinni juba märtsi lõpus tegelikult üsna pea pärast seda, kui turbeuurijad selle avastasid ja oma leiust avalikkusele teada andsid. Ja nüüd siis jõudis uudis lõpuks tänu meediaväljaannetele ka laiema publikuni ja muuhulgas ka siis selle kanali vaatajateni. See oligi tänaseks kõik. Kohtume juba nädala pärast. Tšau!